Euroopa päeval mõtlen mina ikka kliimale. Mõtlen sellepärast, et kui vähe me tegelikult teadvustame, et meil on Euroopa Liitu väga vaja ka sellel teemal. Tegelikult ei tea me väga palju ka kliimamuutustest Eestis, õnneks. Oleme selles asjas olnud vanajumala selja taga. Aga puhast loodust on eestlane ometigi alati hoida ja väärtustada osanud. Kui palju selle looduse puhtus ja elurikkus sõltub tegelikult ka kliimast, seda teame jälle liiga vähe. Aga igal juhul peaks iga eestlase siiras huvi olema see, kuivõrd Eesti loodus ei ole üksik saar, et ka meie naabrite juures ja laiemalt oleks looduses asjad korras. Meie huvi oleks see, et Euroopa Liidu kliimapoliitika oleks ambitsioonikas. Nii nagu Eesti rahvuslik kliimapoliitika on ambitsioonikas. Meie rahvuslikud eesmärgid, näiteks kasvuhoonegaaside vähendamiseks aastaks 2030, on Euroopa Liidus väga kõrged. Me oleme suutnud oma energiatootmise muuta palju puhtamaks, paljuski ka Euroopa Liidu rahalisel kaasabil. Ka tsemendi tootmise näiteks. Seda ei ole vaja pikalt seletada Kunda elanikule. Või nendele paljudele asulatele, kus joogivesi on puhas, reovesi on ära juhitud, tuhamäed regenereeritud. Kõiges ei ole meile Euroopa Liitu tarvis. Teeme ära kampaania mõtlesime täiesti ise välja. Kõigepealt muidugi ka prügistasime ise. Aga praeguseks töötab Teeme ära juba kogu maailma parandamise nimel, nii nagu Euroopa Liitki seda püüab. Nii et Eesti huvides võiks olla see, et Euroopa Liidu kliimapoliitika oleks sama ambitsioonikas nagu Eesti rahvuslik poliitika. Koos jõuame rohkem, ulatume kaugemale. Eestil on põhjust väärtustada Euroopa Liitu paljudes asjades, aga Eesti on ka väärtuslik Euroopa Liidule. Ütleme mõlemat välja.